Ma võib-olla alustaski siis selle kõige võib-olla nagu lihtlabasema küsimusega, et kuidas sa selle ideeni jõudsid? See eellugu ühtepidi on päris pikk ja teistpidi mitte nii pikk. Paar sügist tagasi mu vanaema helistas mulle ja ta oli teinud sellise kummalise tembu, et ta oli millegipärast mu kooliaja kodusahtli põhjast kokku korjanud kõik luuletused ja lasknud need kokku köita. Ja need tekstid mulle endale eriti ei meeldinud, aga sealt kuidagi hakkas hargnema. Ja teistpidi olen ma vahepeal ikka tabanud ennast raamatupoest mingi riiuli ääres, kus kellegi luulekogu või raamat seisab hunnikute viisi kuskil nurgas ja on alla hinnatud kas 2,50 või 2,20 või 1 euro peale. Ja eks ta nagu mingi hirmus asi ole küll, kui kastide viisi raamatuid jääb kuskile trepi alla tolmu koguma. Sestap kuidagi tekkis mingi mõte luua luulekogu sellisel viisil, et teda on ainult üks ja et tal ei ole seda ohtu. See on hästi huvitav, et ma ise mõtlesin, et ühelt poolt on hästi ainukordne, et sa saadki seda ainult siin selles ruumis põhimõtteliselt nagu kogeda just nagu sellises formaadis, nii et ta on nagu kogu, mitte võib-olla siis ainult fragment sellest või mingi pilt või katkend või võib-olla üks nagu eksemplar, aga teisalt võrreldes siis paljude luulekogudega, mis võib-olla jäävadki kuhugi nagu raamatupoodi nagu tolmu koguma, siis mingis mõttes see nagu iroonilisel kombel on nagu väga nagu püsiv, et ta selles mõttes nagu ta ei hävi nii nagu paber või mis iganes muu nagu mingi vahend, et ta on kuidagi nagu selles osas nagu selline vastuoluline. Jaa, ma saan sellest aru, aga teistpidi, miks üldse luuletused või, et ta on minu jaoks ikkagi väga isiklik tööriist. Ja just selles mõttes, et luuletus või üleüldse tekst, mida lühidalt kirja panna, suudab minu jaoks salvestada väga täpselt mingit mõtteseisundit. Palju täpsemalt kui lihtsalt päeviku sissekanne. Kui kirjutada, et täna oli halb päev või mis ilm oli, palju selgemini on mingite luuletekstidega, kus oled ennast palju vabamaks lasknud. Ja siis tagasi vaadates vahepeal mõtledki, et oleks ennem ära tabanud. Et sealt pealt just ka see ainueksemplari mõte. Et jah, ühtepidi ta on luulekogu, aga teistpidi on seal tekste, mida võib-olla parema meelega ei tahakski, et nad oleksid 100 eksemplaris või 1000 eksemplaris. Parema meelega pärast seda näitust nad jääksidki igaveseks, ütleme, varju. Mõnetus on nagu, selles mõttes on nagu kunstina või selle kunstiaktina nagu elab edasi, et nad on tegelikult olemas, on ju, aga mitte nagu enam kättesaadavad. Et selles mõttes tal on see nagu legend ka nagu juures. Aga kui sa neid tekste lõid, kas need ongi nagu pigem nagu hiljutisemad või on osad need, mis olid juba varasemalt kirjutanud ja lihtsalt tekkis see idee, et sellisel viisil nagu esitada? Üks alguse luuletus, Manifest, on luuletus, mis on kõige vanem, vist aastast 2016 ja teised on kõik siis luuletused, mis on kirjutatud vahetult enne näituse mõtet või paralleelselt sellega.
See on hästi huvitav, kui ma manifesti lugesin, siis mulle tekkis tunne, et ta on just nagu loodud nagu selleks nagu kuidagi eelhäälestavaks tekstiks, mis seda näitust ennast nagu kuidagi ka nagu selgitab, et just see kuidagi loomissoov, mis on nagu suurem kui soov nagu siis ollagi see nagu kuidagi nagu ajatu või mingi jumala nagu mingi staatuses, et Jaa, selles suhtes sobis väga hästi. peab see mõte paika, et seesama manifest on kirjutatud 2016 ja see vist esimest korda päriselt paberile sai kirja sellel hetkel, kui mul oli vaja kirjutada Kunstiakadeemia ehte sepakunsti bakalaureusesse sisseastumise ankeeti. Ja siis sellel ankeedil ta vormistus, nii et ta ühtepidi siis on ikkagi kogu loomingulise tee alguse manifest, et mitte ennast ära kaotada mingisse kõrgusesse tõstmisega, vaid keskenduda pigem sellele loomise aktile. Ja neid tekste luues, kas vorm oli ka sul nagu silmes, et kas et kuidas ta võiks nagu visuaalselt nagu siis hiljem välja näha või kas see oli mingi asi, mida sa nagu silmas pidasid või pigem see oli nagu teisejärguline? Selles suhtes ühtepidi jah. Ma teadsin, et mulle saab just tehniliselt takistuseks see, kui ma tahaksin, et ma ei saa kirjutada pikka teksti. See jääb mul ette. Ja mis seal siis ikka? Selleks võib-olla on üks näide ühest luuletusest, mis ühtepidi sai hakitud, aga teistpidi sai justkui ka kõik öeldud väikses formaadis. Ma olen rongist mahajäämise tunne, kuigi mul pole isegi piletit. Ekslen uduses hommikus perroonilt perroonile, taustaks valjuhäälditest viimane kutsung. Jooksekski, aga kuhu? Sellega lõppes luuletus siis ehtel, aga tegelikult läheb see luuletus veel edasi 1,5 lehekülge. Ja see läheb edasi nii. Ma olen rongist mahajäämise tunne. Kõik teised on juba peal. Istuvad pehmetel toolidel ja tõstavad jalgu üle põlve. Ainult mina ja mõned narkomanid ei leia oma rongi. Ma olen rongist mahajäämise tunne. Vahel ärkan ma öösel, kehal külm higi ja mu akende tagant Soo tänaval sõidab mööda pikk ja ühtlaselt suhitav reisirong. Kõik on peal. Siis haaran ma oma jalgratta ja hakkan rongi jälitama. See on salakaval rong. Ta pöörab Soolt Kalevisse ja veereb sihikindlalt läbi kitsa kalamaja. Jõuan veel järele. Ta pöörab Balti jaama ja ma olen veendunud, et saan ta perroonil kätte. Aga ei. Rong siseneb ennastsalgavalt jalakäijate tunnelisse, seal kaotan ta lõplikult. Lähen tagasi koju. Panen ratta tagasi trepi alla ja lähen voodisse. Mu kasside kaastundlikud pilgud pimedas toas muunduvad varsti jälle rongituledeks. Hommik on kaugel. Et just kui ma ise kirjutan ka, siis see saab alguse ikkagi mingist närivast mõttest, mis pähe tuleb. Ja see mõte võib sõnastuda siis kas ühe sõnaga või lausega ja kõik muu hakkab sinna ümber ehituma. Ja päris pikalt kuskil töölaua kohal roosal kleepmärkme paberil on mul kirjas olnud lihtsalt sõnad rongist mahajäämise tunne. Ja see on mingi hästi saatev tunne olnud. Ja siis see, mis vormistus seal ehtel ja see veel, mis kuskil märkmikus või arvutis on, see on seal juures. Aga ta ühtepidi on takistus, aga teistpidi oli see mu jaoks ka lõbus mäng. Et ma sain vaadata, mida ma tahan öelda, mida saan öelda, mida on vaja öelda, mida ei ole vaja öelda. See mängulisus tuleb seal kindlasti välja ja seal on ka see just nagu huvitav aspekt, et ta mõjugi täiesti teistmoodi, et kas sa loed neid tekste
arvutiekraanil, kas sa loed neid paberkandjal või sa näed neid siis sellise nagu kunstiteosena ja kuidagi võib-olla siis ongi, et kui sa näed seda nagu sellise välja tahutuna, ta lihtsalt tundubki nagu niivõrd nagu selline ajatu ja mõneti nagu selline kuidagi nagu juba ajaloolise teosena, et neid tekste seal nagu seinal lugedes, et mulle kuidagi tundus, et nad ongi hästi ajatud, et raske oleks nagu piiritleda, et mis perioodist nad pärit on. Aga nüüd, kui sa lugesid seda teksti praegu, siis ta kuidagi nagu asetus rohkem nagu kaasaega, et see ongi nagu hästi põnev, et kuidas need eri fragmendid hakkavad nagu mängima ja samas, kuidas, kui ma õigesti mäletan, siis sul oli seal ühe luuletusega nii, et sul oligi ta nagu 2 jaotatud, ta oli nagu 2 teosena. Ja üks vist on isegi 3 ja üks on 4 plaadina. Ja need olid 2 lugu, mis lihtsalt hästi selgelt olid sellised lood, mis ma tundsin, et ma tahan välja panna ja mida ma ei suutnud anda edasi vähem või siis ainult 1 plaadiga, ütleme, et ta ei mahtunud 1 plaadile. Ja need mõlemad lood on kuskilt lapsepõlvest või siis üks natuke hilisem ja üks päris lapsepõlvest ja seotud mu vanaisaga, kes ise oli ka selline mees, kes ei oleks suutnud 1 plaadiga mitte midagi teha. Et jutt nii kui nii oli kuidagi hästi pikk vast sellepärast. Ja ma otseselt ei takistanud ka ennast. Et vahepeal oli muidugi ka mõte minna formaadilt suuremaks. Aga mulle justkui tundus, et kuidagi, et see struktuur säiliks, siis oleks vajalik jääda 1 kujundi 4 nõelaga siis rinnanõela või prossi juurde. Jah. Aga mulle tundub, et nad toimivadki nagu ka eraldiseisvatena väga hästi, et seal on see üks lugu, aga kui sa võtad nad nagu eraldi tükkidena, siis iga see tükk on siiski nagu ka nagu kõnekas ja nagu omaette seisev. Aga sa rääkisid sellest 4 nõela, ma saan igast aru nagu 4 nõelaga pross. Räägi sellest natuke lähemalt, et mis see täpsemalt tähendab? See tähendab seda, et sellele terasplaadile on joodetud taha 4 nõela. Ta ei ole tehniliselt midagi eriti keerulist. Ja eks mul endal oli ikkagi vaja päris palju mõelda, et kuigi see tundus ühtepidi hästi loogiline, et sõõvitatud terasplaadile saab joota taha nõelad ja selle saab teha kantavaks, siis algselt oli küll mingi konflikt, et miks seda vaja on. Ja ta ei ole selles suhtes ju klassikaline ehe, mille sa paned rinda ja lähed teatrisse või parki jalutama. Aga teistpidi ta kannab mingit kujundit ikkagi endaga kaasas. Et ma arvan, et kui neid ehteid kanda, siis peaks need nõelatagused jätma lauale ja see pross tuleks suruda koos nõeltega endale naha sisse. Et see oleks võib-olla tugevam kuidagi. See on hästi huvitav, sest mina kuidagi nägingi seda pigem nagu kunstiteosena, aga ma ei mõelnud sellele nagu kui ehtele, et see annab jälle nagu mingi hoopis teise nagu tähendab välja sellele. Aga see on siis seotud sellega, et nagu, kas ta oli erialaline nagu mingisugune, kas nagu nõue või vajadus või see oli lihtsalt, kuna tundus mõttena nagu huvitav asi, millega mängida? See oli pigem mõttemäng ja ta tundus ikkagi ühtepidi mulle väga loogiline, et see vormistub kantava ehtena. Ja seal on see paralleel, et eks enamus inimesi, kes midagi kirjutavad, ju ütlevad, et nad kannavad seda endaga. Ja mõni ütleb, et ta kirjutab seda kuidagi endast välja. Ma ei ütleks, et see nii käib. Et
et on justkui visualiseering sellele, kuidas sa ikka neid mingid kindlaid mõtteid endaga kaasas kannad. see oleks kindlasti nagu ägedam, kui praegu meil on hästi populaarseks saanud need erineva sloganitega T-särgid ja nii edasi, et oleks nagu ägedam nagu edasiarendus sellest. Aga kas sa praegu ka tegeled nagu luule kirjutamisega või pigem see oli nagu mõneti ka selle nagu projekti raames? Ma ei ole ennast takistanud, ütleme nii, et aeg-ajalt ikka, aga pigem see projekt ise, mida lähemale see kuupäev jõudis, seda keerulisemaks läks üldse mingi mõte luuletuse kirjutamisest. Et vahepeal ikkagi tekkis päris selge arusaam, et äkki ei peakski. Aga jaa, ma kasutan tööriistana edasi luuletusi ja kui tekib mingi näriv mõte, siis võib-olla ta saab alguses lihtsalt sõnana kirja ja vahepeal ei saa ka. Ja tegelikult see, kui ta ei saa kirja, see teeb ka päris rõõmsaks. Et selle näituse viimane töö on kirjutamata jäänud luuletus või siis mitmuses kirjutamata jäänud luuletused. Ja seda juhtub tihtipeale, et kas juba on tuled ära kustutatud ja ma lamman voodis ja mingi näriv mõte tuleb pähe ja siis ma saangi kaaluda, kas ma nüüd panen ta kirja või ei pane kirja. Ja mõni õhtu ma olen päris veendunud, et ma ei pane seda kirja, sest see on mul hommikuks meeles. Üldiselt ei ole. Ja mõni õhtu ma tean, et ma ei pane ka seda kirja, sest ma ei taha, et see mul oleks hommikuks meeles. Ja minust see kuidagi minna laskmise moment või see, kui sa hommikul ärkad ja sul on veel meeles, et sul pidi midagi meeles olema. See on kuidagi väga püha. Et see, et tead, et sa oled unustanud midagi päris väärtuslikku või võib-olla mitte nii väärtuslikku, aga et sa oled mingi asi on käest ära libisenud, laev on läinud ja enam järgi ei hüppa. See on kuidagi ma arvan, et kõik parem niimoodi naljakas öelda, parem luuletus, aga siis ühed väärtuslikumad luuletused on need, mis ma olen kirjutamata jätnud. See on päris huvitav mõte, et enamasti ongi loovisikutel just see nagu suuremaks nagu piinaks see inspiratsiooni siis nagu ammutamine või et ootamine, millal ta nagu peale tuleb. Ja see, et sa nagu siis, see on samamoodi see nagu rongil jooksmine ka mingis mõttes on ju seda nagu ruttu kätte saada, aga samas see minna laskmise tunne või see, et see midagi libises käest. Et selles võib ka nagu midagi nauditavat olla või kas või see idee, et sul on võimalus neid nagu ideid siis nagu genereerida ja et see ütleme, inspiratsioon on sind tabanud ja tõenäoliselt tabab nagu veel, et võib-olla seal on ka nagu mingit naudingu momenti nagu. Selle inspiratsiooniga on ka nagu ta on. Et ikka ja jälle kuuleb, kuidas mõni luuletaja või kunstnik ütleb, et üks ütleb, et inspiratsioon on pühamast püha ja tal on vaja seda muusat, kes ta ees seisaks ja teine ütleb, et ole vait, et peab tööle hakkama lihtsalt ja tegema ja tegema. Ja mul tõepoolest niimoodi see asi ei tööta, et võtad aga paberi ette ja hakkad kirjutama. Jube kähku jääb see asi kuidagi pooleli. Ja ma mäletan, et hästi kaua, vist siiani on mul alati see mõte, et ma hakkan siis rohkem kirjutama, kui ma ostan endale uue märkmiku. Et see vana märkmik, see on nii kole ja ta ei ole üldse õige suurusega. Aga kui ma ostan uue märkmiku, siis ma hakkan kirjutama. Ja kui ma ostan uue pastaka, siis ma hakkan kirjutama. Vahepeal ma mõtlesin isegi, et kui ma ostan kirjutusmasina,
siis ma hakkan kirjutama, aga seda ma õnneks ei ostnud, sest ma tean, et ma ei oleks kirjutama hakanud. Aga pigem on see jah, ma ei nimetaks seda inspiratsiooniks, ma lihtsalt nimetaks seda võib-olla mingite mõtete kokkulangemiseks, kus sa tabad ära mingiks avastuseks äkki või. Et ahaa, et kui mingil hetkel jääb midagi pidama või kordama ja see avastus võib tulla ükskõik kust. Et seda luuleõhtut reklaamiti kui hubase ja mõnusa luuleõhtuna, aga üks teine luuletus järjekorras siis näituse tööna saab oma, ütleme, inspiratsiooni või see mõte jääb kordama sellest, et kui 2 aastat tagasi mu isa suri, siis tema matusepäeval seisin ma enda kodutalu õues. Ilm oli väga ilus ja äkki sõitis siis küla vahelt sisse must naljaka kujuga Mercedes, kus sees oli surnukirst ja isa tõsteti hoovi. Ja kuidagi lihtsalt see visuaal, see kõik kokku, nii ilm kui olukord kangastus päris palju. Ja sealt tekkis tekst. Isa oli surnud. Ta lamas kodutalu õues, kirstus. Ilm oli ilus, aga külm. Enam polnud midagi teha. Isa teadis seda ise ka ja ta naeratas. Ja tõepoolest isa naeratas. See ka nendel matustel oli üleüldse. Matustel tihtipeale saab põhiteemaks see, kui ilus keegi kirstus välja näeb. Ja ka seal oli see üks teemasid, et tegu on ilusa lahkunuga. Ja samas jah, sündmus oli kuidagi ikkagi kurb ja tõsine, aga selles oli omamoodi jaburust, sest mu vanad nahksaapad olid nii ära kulunud, et nende külgedesse olid tekkinud augud. Ja kuidagi eriti kummaline tundus see olukord, et oma isa-poeg seisab kirstu ääres ja kui hästi vaadata, siis on näha, et ta varbad küll mustade sokkide tagant paistavad saabastest välja. Isa oli surnud. Ta lamas kodutalu õues kirstus. Aga mu saabastes olid augud ja mu jalgadel hakkas külm. Õnneks olid mul mustad bambussokid jalas ja auke polnud eriti näha. Külanaised ei saanud pärast matuseid rääkida, kui vaene on oma surnud isa kunstnikust poeg. See on üks neid momente, kus sa tunned, et nagu elu imiteerib kunsti. Et kui ma lugesin seda teksti, siis mulle lihtsalt tundus see hästi võimsa kujundina, et kunstniku pole kingi, on ju, et kogu see nagu kujund seal, aga seal ongi sellist nagu mingit jaburust ka nagu omajagu. Ja selle eest ma olen ka kuidagi hästi tänulik, et ma ei tea, kas see mingi elu kunstnikuna või üleüldse kuidagi ühtepidi kiirem elu, aga teistpidi palju aeglasem elu ja mingit moodi ka kool, mis on õpetanud vaatama ja vaatlema, on andnud võimaluse neid ülijaburaid hetki tabada. Ja mingil hetkel sa saadki aru, et kogu see maailm toetubki mingitele väga-väga jaburatele olukordadele. Ja kuidagi hästi raske on tõsiselt võtta seda kõike. Et olgu see siis oma isa matused, kus sul on auguga saapad jalas või paar aastat tagasi Roomas, kui teel toidupoodi sa märkad lihtsalt
ühte pesapalliväljakut, mis minu jaoks üldse on üllatus, et Itaalias on pesapalliväljakud, kuigi tuleb välja, et pesapall on Itaalias täitsa populaarne spordiala. Aga et märkad ühte pesapalliväljakut, kus on peal ringi sagimas terve parv jäneseid. Ühel mahajäetud pesapalliväljakul Roomas elab parv jäneseid, muretuid, sigivaid, rohtu õgivaid jäneseid. Vaatan neid ja ma ei taha enam midagi. Ja see olukord jälle ise on nii jabur, et sa oled lennanud Rooma ja sa peaksid vaatama Kolossiumit. Sa peaksid käima Sixtuse kabelis, võib-olla lootma, et kuskilt tuleb paavst, minema selle purskkaevu juurde. Ja sa teed seda kõike, aga ühel hetkel sa jõuad äärelinnas täiesti mõttetu pesapalliväljakuni, kus on hunnik jäneseid ja sa ei saa mitte midagi aru. Ja siis vajub suu lahti. Et just mingid sellised momendid on need, kus mõte hakkab keerlema. Ma võib-olla küsiks seda, me enne ka natuke arutasime selle üle, aga minu jaoks oli hästi üllatav, et sepa ja ehtekunst on siis nagu koos, et ma kuidagi kujutasin ette, et ehtekunst on nagu täiesti mingi omaette nagu siis eriala, et ma siis küsiski selles osas, et kas seal on ka mingid suunaerinevused, et ma ei tea, et kes kaldub rohkem, ütleme siis sepakunsti poole, kes rohkem ehtekunsti poole, et ja mida sina nagu tunned, et mis suund on, kuhu sa edasi tahaksid minna? Jaa, see on jah mingi Eesti ajaloo teene, et nad koos on. Kui kunagi Kunstiakadeemia alguse sai, siis lihtsalt juhtus nii, et õpetati nii ehtekunstnikke kui siis metallehistööd ja edaspidi ka siis sepakunsti. Ja praegu on nad kokku jäänud ja nad on koos päris kaasaegses võtmes, et ja on suuna erinevusi. Ma enda jaoks olen leidnud selle mingi keskkoha, nii et ma võimalusel pigem julgen ennast metallikunstnikuks nimetada. Et siis ei pea ütlema, et ma olen sepp ja ei pea ütlema ka, et ma olen ehtekunstnik. Sest sepp kuidagi hästi selgelt tähendab minu arust mingit pädevust. Mingit sellist pädevust omada materjali üle kontrolli ja suuta teda mõjutada mitu sammu ette. Samas ka ehtekunstniku töö on väga tehniline, aga ikkagi ma pigem seaksin tähtsamaks selle vaatlemise aspekti. Ühtepidi muidugi õpetatakse nii ehtekunstniku kui noort sepakunstniku tehniliselt, aga mis on olulisem, õpetatakse teda vaatlema ja kuidagi ennast kogu selle vaatluse keskele asetama. Ja üha enam on kuidagi vabamaks muutunud see, et kuhu ennast asetada. Et ühtepidi mulle tundub, et mingi paiknemine on olemas ja teistpidi mulle tundub, et kui veel ei ole, siis ei pea ka väga muretsema selle pärast. Aga siiani on kuidagi läinud nii, et mulle meeldib kuidagi natukene inimestest kaugeks jääda. Et ehtekunst ju tihtipeale tähendab seda, et nagu siin ümbergi on hulga ehteid, mida võib panna kõrva või rinda või ninna ja siis nendega minna kus tahes, siis
ma isiklikult ei pea seda vajalikuks. Et minu arust on tähtsam see, mis toimub enne. Et ma ei pea vajalikuks, et midagi, mis ma teen, jõuaks Draamateatri saali või kuhu iganes. Et pigem saaks asi oma mõtte kätte siis, kui teda tehakse. Ja sellepärast võib-olla ka pigem see näituse kontekst on see, mis mind huvitab. Või siis praegu olen ma teinud koostööprojekte erinevate teatrite ja teatriprojektidega, kus ka justkui kõik on väga kaduv. Et asjale, mis sa teed, on küll veel üks elu antud, aga talle on ka päris selgelt lõpp määratud, et pärast 10 etendust või 20 etendust ei ole seda enam vaja. Kas sa mõtled seda nagu erinevate, ütleme siis lavakunsti nagu elementide osas või ütleme näidanud enda mõttes nagu? Mõlemad pidi, et kui ma olen teinud sellist koostööd, siis siiamaani on see läinud nii hästi, et ma olen osa saanud ka prooviprotsessist ja seeläbi olnud selle kõige mõtestamise juures. Nii et ühtepidi ükskõik mida siis tellitakse, kas skulptuur lavale või kroon kellegi pähe, siis ta ikkagi ei ole pelgalt rekvisiit, vaid ta on osa sellest kõigest. Nii et ta on osa ka sellest kõigest hääbuvast, ütleme. See on hästi huvitav, et sa selle välja teid, sest ma ennist mõtlesin ka selle peale, et ma mõtlesin nendele erinevatele, ütleme siis kunstimeediumitele, mis tegelikult ongi hästi nagu ajalised, et sa saadki seda kogeda nii, et pärast seda sul ei ole seda enam võimalik teha, on ju, et teater ongi nagu üks nendest siis, kus selle üle on nagu arutletud ka, et kas peaks kuidagi nagu rohkem säilitama neid erinevaid nagu siis etendusi, et mul on endal nagu näiteks mul armastus 3 Apelsini vastu ja siis on Juhan Viidingu rollid, mida ma mõtlen, et kui ma oleks seda näinud, et see oleks nii nagu äge ja hämmastav kogemus olnud, aga ma saan ainult nagu toetuda nagu nende inimeste siis tekstidele või piltidele, kellel oli siis see võimalus seda kogeda, aga see ei saa kunagi olema seesama, kui seda nagu siis päriselt seal saalis olla, on ju, et sa võid seda kui salvestada, aga ta ei saa kunagi samasugune olla. Ja seda näitusvahetus ka ma mõtlesin selle peale, et üks võimalus, et ongi siis näiteks pilte teha, on ju, aga jällegi ta ei ole nagu absoluutselt sama, on ju. Et kas see arhiveerimise küsimus on sinu jaoks kuidagi nagu oluline ka, et kuidagi nagu sellest kinni hoidmine või kuidagi salvestamine või talletamine või pigem just nagu meeldibki see mõte, et see ongi nagu ainulaadne kogemus ja pärast seda nagu Ühtepidi on, ühtepidi ei ole. Ja seal käib mingi päris tugev võitlus ka. Puhtalt sellepärast arhiveerimine, et edaspidi oleks võimalik näidata kellelegi, et näe, ma tegin seda. Aga see on ka ju ikkagi mingi tahtmine mitte hääbuda. Aga teistpidi jällegi jah, see mitte arhiveerimise mõte või isegi see mõte, et valmiks näitus, mida mitte keegi ei näeks. Kui esimese lockdowni ajal oli Tallinna kunstihoone akendel vist Flow Kasearu mingid näituse fragmendid, aga sinna ikkagi lockdowni ajal sisse ei saanud, siis see mõte, et näitus on üleval ja see toimib, aga inimesi sinna juurde ei lasta, see on midagi hästi huvitavat. Või teha selline näitus, kus see seifi uks panna kinni ja öelda, et näitus on olemas,
pressiteade on olemas, avamisel pakutakse veini, ja tööd on olemas kindlasti, aga et mitte keegi sinna ei saa. Et see kuidagi, see on hästi paeluv. Või et kui nüüd kirikutesse ei lastud, et ega see ju ei tähendanud, et pühaisad palvetamist järgi jätsid, et küllap nad ikkagi palvetasid edasi. Mingid sellised mõtted. Ma loodan, et ma ei pannud mingid halba ideed sulle pähe nüüd, et ära jumalast nagu Ma ei tea. Aga kas sa oled mõelnud ka, et me ennist rääkisime sellest, et näiteks erinevad rekvisiidid, et tihti nad nagu, neil ongi see üks funktsioon ja pärast seda neil justkui nagu ei ole enam seda nagu kasutust, on ju, need jäävadki ilmselt kuhugi laoruumides või mis iganes, on ju. Et kas sa oled mõelnud ka nende töödega midagi nagu edasi tegemise osas või pigem nagu see ei ole nagu kas oluline või just nagu pigem mitte nagu see eesmärk siis? See ei ole otseselt oluline, aga selgelt paar luuletust on pühendusluuletused. Üks otseselt või 2 luuletust otseselt mu kadunud isale, aga 2 luuletust ka mu vendadele. Vennas, lase mulle siga, metsanotsu, ahne kult, lase viljapõllu servast, siga mulle, palun sult. Vennas, püüa mulle kala, rooseest haugipurikas, aga metsas, kallis vennas, lase uhke orikas. See on siis ühele vennale. Ja teisele vennale. Vennas, olen omadega läbi, aga kui sa küsid, läheb ka. Öelda tõtt on hirm ja pisut häbi. Kui sa loed, siis palun andesta. Et need luuletused kui pühendusluuletused, nad selgelt, ma ei saa neid näiteks maha müüa. Et ma olen suht veendunud, et oma elus vendadele ma kingin need luuletused või need tööd. Aga jah, tundub kuidagi keeruline, ei tea, 500 euro eest müüa maha oma töö, kus on peal luuletus surnud isast. Aga teistpidi ei tundu ka, et ma olen ikkagi Saaremaalt pärit ja meil on seal kõik väga praktiline, nii et ma arvan, et mu isa tõstaks põilad püsti, kui ma sellise luuletuse maha müüksin. Ja just, et jah, see on ka natuke see sama jaburuse küsimus või mingite piiride seadmise küsimus. Et eks see maailm meil siin on mingid hästi selgete piiridega, aga see piiridest üleastumise võlu, see on küll alati kuidagi minuga kaasas käinud. Või siis piiride teadvustamine, aga samas ka selgelt varbaga katsumine, et kui kaugele piirist võib minna, et see on tore. Mul natuke nende töödega on endal see arusaamatus, et kui keegi tõesti ütleb, et ta tahab ära osta, siis mul tekib küsimus, et miks. Et nad on mingit moodi nii isiklikud, et osad nendest luuletustest küll, mulle tundub, ei suudaks asetuda sellesse konteksti, et nad võiks ära osta ja panna kas või selle sama musta raamatuga kellegi elutoa seinale. Aga samas võib-olla mõni sobiks ka. Et ma tunnen, et selle tööga ma ei loobuks sellest mõttest või sellest luuletusest. Ta ikkagi ühtpidi oleks loobumine lihtsalt 60x80 millimeetrit terasplaadist. Jah. Aga kas sa tunned, et see nagu projekt on sinu jaoks nüüd nagu lõpetatud või
tulevikus võib-olla tuleb neid nagu plaadikesi juurde, et see kogu nagu siis ütleme suureneb. Sellel kujul on lõppenud, jaa. Ja kuidagi see on päris huvitav, et sa hakkad tegema mingit, või vähemasti mina siiamaani, kui ma olen kirjutanud avalduse näituseks, siis mul on päris raske udu ajada, et mul on vaja ikkagi konkreetselt midagi ära kirjutada, et mis ma nüüd tegema hakkan. Mul on raske kirjutada kokku Maad ja ilma ja siis nädal aega ennem vaadata, et mis nüüd välja panna. Ja ma kirjutasingi, et luuletused vormistuvad ehetena. Aga nüüd ma olen selgelt jõudnud hetke, kus kuidagi loominguliselt, kus ma enam ei taha sõnu välja kirjutada. Et ma tunnen, et seda enam ei ole vaja. Kuidagi asjas on palju rohkemat, kui sinna ei ole enam neid sõnu juurde kirjutatud, vaid see asi on tehtud nende sõnade toel kuidagi. On see tõlgendus siis nagu vabamaks mingis mõttes? Jah. Et mida vähem on öeldud, seda rohkem on öeldud. Et siin praegu on luuletused. Võib-olla sujuvam oleks olnud minna haikudeni ja siis sõnadeni ja siis lõpetada ära asjade sisse soovitamine. Aga vahel võib pikemaid hüppeid ka teha. Aga keegi tuleks näiteks, et mul on üks väga selline oluline minu jaoks nagu tähtis tekst, et ma tahaks, et oleks samas formaadis, et kas see oleks mingi tellimustöö, mis sa näiteks oleksid nõus vastu võtma või? Kas nüüd täpselt samal kujul, aga mingi selline tellimus on alati huvitav ja mingi selge probleemi lahendamine, et kuidagi minu jaoks on tüütu, kui keegi tuleb ja ütleb, et tahaks abielusõrmuseid, sest see probleem ei ole eriti huvitav. See on nagu nii selge asi, mis tuleb teha. 2 ringi ja tehniliselt saab muidugi väga keeruliseks minna. Aga jah, midagi nii palju põnevamat, kui keegi tahab võib-olla oma vanaema kirja soovitada raudplaadile või midagi sellist, siis ja tehniliselt väga huvitav. Ja siis enda siis nagu ütleme selle suuna osas, et sa oledki nüüd pigem valinud metallikunsti, nagu ma aru saan. Ja seal sa siis mulle tundub neid töid vaadates ka kuidagi, et seal on nagu sellist nagu, see enne mainisid ka, et kui näiteks Sepp on nagu täiesti nagu enda elementide üle nagu omab seda kontrolli, teab täpselt, mis sealt välja tuleb, on ju. Aga sa võib-olla nagu suhtud nagu materjali sellise nagu ka nagu mingi kunstimeediumine, et mida nagu, mis sealt võib välja tulla või kuidas ta nagu see materjal ise nagu kõnetab või pigem nagu, kuidas see loomeprotsess sinu jaoks nagu välja näeb? Jaa, minu jaoks see, et öelda, et ma olen metallikunstnik, tähendabki eelkõige seda, et selle loomingu üks algne element või millest see alguse saab, ongi materjal, et tegu on mingil määral alati materjalipõhise uurimusega või tehnoloogiapõhise uurimusega, aga tehnoloogia on hästi tugevasti seotud materjaliga. Ja kuigi selle näituse siis alustala on luuletused, siis seal üks hästi teine hästi tugev faktor või uurimisobjekt oligi tehnoloogia, milleks on siis happesöövitus, mis ja selle kombineerimine lasergraveerimisega, mis vajas ikkagi mingit katsetamisi. See tähendas, et alguses ei olnud oluline, mida mingile plaadile soovitada, vaid lihtsalt katsetada, kuidas see hakkab välja tulema. Ja need katsetused, ma arvan, et algasid detsembris 2020 või jaanuaris 2021. Nii et ikkagi juba palju ennem.
et aru saada, noh, lihtne on paberile trükkida, aga et kui peenikest tähte on võimalik sõõvitada, mis peab olema programmis tehtud tähevahe, reakõrgus, font, et selles suhtes seal ühtepidi on teadlaslik uurimistöö ja siis veel edasi, kui kange võib olla hape, mis on lahus, mitu minutit peab ühte tükki happes hoidma ja nii edasi ja nii edasi. Et see on ka miski, mis ühtepidi või kuidagi natuke selgemalt eristab mingist vabamast kunstivormist. Et sa pead ikkagi omama mingit kontrolli ja pead tegema ülestähendusi. Kuigi ma ei taha öelda, et skulptor või installatsioonikunstnik ei pea seda tegema, ka kindlasti võib ja peab. Aga jah, et on selline mulle tundub, et peab olema nii matemaatik kui keemik kui füüsik ja siis võib olla kunstnik. Et kuidagi gümnaasiumis tundus päris kummaline see matemaatikaõpetaja jutt ja ma ei saanud aru, mida ta räägib. Ja nüüd hakkab üha enam tunduma, et oleks võinud rohkem kuulata, sest kui metallikunst ei ole matemaatika ja füüsika, siis ma ei tea, mis on. See on hästi huvitav, et sa selle välja tõid, et ma ise kunagi ühelt ehtekunstnikult uurisin, põhimõtteliselt uurisingi siis kehaneetide osas, et huvitav, miks ei tehta nagu huvitavamad, et kõik on need mingid plonnid, mis sa kusagilt Hiinast tellid. Ja siis ta rääkiski mulle, et tegelikult ehe reageerib ihuga erinevalt ja neid mingid sulamid ja asju ongi hästi keeruline saada ja mingid ehteid ongi nagu väga keeruline nagu teha, sest ta lihtsalt hakkab kohaselt nagu inimese kehaga reageerima ja ma olin väga üllatunud, et tegelikult sul on nagu need piirid puht nagu lihtsalt see, et jah, et ma võiksin teha nagu sellise või teise nagu ehte, on ju, aga puht nagu keemiliselt tegelikult seal on tegelikult need piirid nagu ees, on ju. See minu jaoks nagu mõneti nagu üllatus, et tegelikult nagu sa enne tõid ka välja, on ju, et mõelda sellele, et kui sa pead mõtlema, et kuidas inimesele mingeid ehteid teha, et see paneb hoopis teised piirid nagu ette, kas või selle funktsionaalsuse osas on ju, või kuidas ta nagu siis toimib. Et ma näen, kuidas nagu on võib-olla isegi nagu huvitav selles teises suunas nagu minna, et kus mõnes mõttes on nagu vabamad käed selles osas, et sa saadki lihtsalt kuidagi väljendada ennast nagu kohati vabamad siis äkki. Ja seal tekib veel üks jabur takistus. See takistus on see, et su oma teadmised hakkavad su mingit loomingut mõjutama. Et sa mingil hetkel ei mõtle enam, mida võiks teha, vaid sa mõtled, kuidas võiks teha. Ja siis saab see kuidagi takistuseks. Et hakkad juba ise endale ei ütlema, sest kõik tundub nii keeruline, sest sa tead, kuidas seda teha. Et kuidagi proovida säilitada seda teadmatu inimese pilku. Või jah, palju lihtsam on mingid keerulisemaid asju välja mõelda puust, sest puidu kohta ma ei tea mitte midagi. Ja siis on julge loota, et äkki ta ei lähe sellel hetkel puruks või äkki ta saab kõike teha. Või plastik tundub imematerjal. Aga juba terasega, kui tekib mingi mõte, siis see mõte juba tekib niimoodi, et sa tead, et mingid takistused on. Et see taak käib ikka kaasas. Ja siis järgmisena tulevad need puidust kikiliutsud mingi... Ja siis läheb asi jaburaks. Nii, aga
Mina olen omalt poolt, ma arvan, enda küsimused ära küsinud. Ma ei tea, kas kellelgi oleks enda poolt midagi küsida. Aga Taavi, mis su lemmikluuletus? Väga hea küsimus. Ega ma ei reasta küll neid niimoodi. Ja ega ma väga nendest läbi ka ei käi niimoodi, et mõelda. Aga no võib-olla üks tore luuletus, mis lihtsalt on ka ühe jabura hetke toel tekkinud, kannab pealkirja Ma olen lasteaias alasti olemise tunne. Ma olen lasteaias alasti olemise tunne. Hetk enne lõunauinakut, kui kõik pidžaamasid selga ajasid, et voodisse pugeda. Ma olen lasteaias alasti olemise tunne. Mõnikord, iga päev. Ainult, et lasteaed on maailm ja pärast lõunasööki ei tohi magada. Ja seesama lasteaias alasti olemise tunne, seesama mõiste seisis ka ühel roosal kleepmärkmepaberil mu töölaua juures vist lambi küljes. Ja see on tunne, see ongi üks esimesi tundeid, erilisi tundeid peale kurbuse viha, mida ma suudan meenutada. Ja see tunne tuleb ühest päevast, kui ma võisin olla kas 4 või 5 aastane lasteaias. Ja pärast lõunasööki aeti kõik lapsed sinna magamissaali, kus voodid tulid kapi seest välja. Ja siis öeldi, et nüüd pange pidžaamad selga. Poisid panid ühel pool ja tüdrukud teisel pool. Ja ma ei mäleta, kas oli okei aluspüksid jalga jätta või olnud. Aga ma mäletan seda tunnet, kui alasti ma olin. Mitte füüsilist alastust, aga kuidagi seda vaimset alastust, kui hirmus kõik oli. Ja see tunne, isegi siis, kui ma olen täiesti riides, tuleb mul vahepeal uuesti peale. Et see võib tulla bussis sõites või ükskõik kus. Ja siis ma rändan tagasi sinna kapist välja tulevate voodite ja suures supikausis serveeritud tarretise ja kurjade kasvatajate aega. Ja mingil määral need luuletused, mis kirjas on vähemasti viimasel ajal, ma olengi tegelenud mingite isiklike tunnetele sõnade taha otsimisega. Ja see on päris huvitav, kui selle saab kirja. Et kui kadunud olemise tunne on päris udune ja seda on päris raske seletada, sest sellega igalühel haakub mingi hoopis teine asi, siis rongist mahajäämise tunne on juba natuke selgem. Et enam-vähem vist on kõigile aru saada, mis tähendab rongist mahajäämine, millest mahajäämist sa ei taha endale lubada. Ja siis mõelda sinna suunda, et kuidas seda võib vahepeal iga päev tunda või. Ja. See on huvitav, sest me rääkisime ka sellest, et kuidas valdav osa nendest luuletustest või tegelikult muidugi kõik luuletused on sellised väga isiklikud. Ja võib-olla kui mõni võõras inimene selle ostaks, et siis tekiski see küsimus, et miks, et kus see nagu seos seal nagu tekib, aga nende tekstidega seesama rongis mahajäämise tunne ja üldse need nagu tundekirjeldustekstid, kui ma eksi, kas need oligi 3? Vist 3, jah. Et minu meelest, kuigi need on väga isiklikud, nad on ka väga universaalsed, et sa ma ei ole ise lasteaias käinud, aga ma saan täpselt aru, mis tunne see on, et see on nii selline nagu kuidagi
jah, selline nagu universaalne mingi tunne, kus sa loedki seda teksti, saad aru, et ahah, et see on väga hästi ära seletatud, et sa ei saa nagu seda kuidagi lihtsalt öelda, et alast olemuse tunne, vaid kui sa loedki seda teksti, saad aru, et jah, et see on nagu just see spetsiifiliselt niimoodi selgitatuna tuleb see nagu esile, milline see emotsioon või tunne nagu päriselt on. Aga kas sa ütleksid, et sul luule osas on ka mingisuguseid eeskujusid või see on pigem ongi, et sa oled nagu lihtsalt inspiratsioonist nagu loonud? Loomine küll pigem vist tuleb ikkagi inspiratsioonist. Eks ma ka olen ikkagi mingil hetkel avastanud Juhan Viidingu ja ma mäletan seda ka päris selgelt, et ma sain kõigepealt teada, et on olemas selline inimene nagu Juhan Viiding ja siis sain teada, et selline inimene nagu Juhan Viiding on ennast ära tapnud juba ammu enne seda, või umbes samal aastal, kui ma sündisin. Et mingid selliste inimeste lihtsalt tõdemused. Aga jaa, mul vist ei ole väga eriline selles osas, et või võib-olla olen, et kui ma loen kellegi teise tekste või ka vaatan kellegi teise töid, siis mul endal tuleb mingi väga tugev plokk peale. Et samal päeval lugeda ja kirjutada on päris keeruline, sest justkui tundub, et nüüd on ju küll juba kõik tehtud, et mis mul ikka endal enam öelda on. Enne kui ma tulin täna, siis ma lappasingi ühte Juhan Viidingu kogumikku. Kui ma ei eksi, siis see oli äkki tiibadega raamat ja ma lappasingi seda sellepärast, et ma tahtsin leida ühte sellist teksti, kus olid siis illustratsioonid, mis olid siis tehtud omakorda siis ühe siis tema kunstniku sugulase poolt, et nad olid siis puidust lõigatud ja siis need siis olid piltideks tehtud siis sinna nagu teosesse. Ma ei julge selle kunstniku nime öelda, sest ma kardan, et ma ütlen valesti ja siis see jääb kuhugi lindile. Aga see oli ka päris huvitav viis, kuidas sellist nagu visuaalkunsti nagu samas siis nagu viia tagasi siis paberile nagu, et ta käis kuidagi nagu edasi-tagasi ja samas kui ma seda teksti lugesin, siis ma mõtlesin, et ma tahaks õudselt näha neid nagu originaal siis nagu neid teoseid. Ma ei teagi, kas on kusagil nagu võimalik, aga jah, see nagu meenus mulle su töödega ka kuidagi, et siis, kus sa nüüd mainisid Juhan Viidingu, et see tõi nagu sellise huvitava seose. Realistliku ingi laul oli see äkki. Aga vist ei oskagi omalt poolt midagi lisada rohkem. Kui kellegi on veel küsimusi, siis... Aga milliste projektidega edasi tahtsid tegeleda, kui siis seda ei soovi jätkata? No ja nende edasiste projektidega on ka nii, et ega nendest ju ei taha väga rääkida seni, kuni nad käigus on. Vähemasti just nende mingite isiklikumate projektidega. Aga sümbolina selline asi nagu raamat mind kuidagi väga kõnetab. Et nii palju ma julgen küll öelda, et mingil määral tegutsen ma edasi raamatutega. Aga teistpidi ei olegi nii oluline, mis valmis saab, aga see teema ikkagi. Et ühtepidi kuidagi selle mingi enda sisemaailma mõtestamine ja taju küsimused, sest minu jaoks on ikkagi väga igapäevaselt väga jabur mõte see, et ma olen olemas. Ja kuigi ma tean, et ma esimest korda 6-aastaselt sain kaksikvennaga selgeks, et
et me kunagi sureme ära, siis teist korda saime sellest uuesti aru vist 3 või 4 aastat tagasi. Ja see tõi hästi aktuaalselt uuesti tagasi selle olemasolemise mõtestamise. Et vahepeal oli kõik kuidagi hästi lihtne ja elu tundus väga-väga lõbus. Nüüd tundub ka lõbus, aga vahepeal on kuidagi huvitavam ja sügavam. See 6-aastasena avastamine, et surm on olemas, et mis lugu seal taga on, kui sa muidugi tahad? Jaa, see on väga, seal ei ole mingit tõsist lugu. See visuaalselt näeb välja nii, et mina ja mu kaksikvend istume elutoas diivanilaual. Ja see diivanilaud on selline 4-nurkne, kust kahelt poolt saab välja tõmmata plaadid. Ja kui need plaadid pikalt välja tõmmata, siis saab seal laua sees istuda ja see laud näeb välja nagu kosmoselaev. Ja siis me istume seal laua sees ja vist nädala aja pärast peaks toimuma sünnipäevapidu. Ja siis me arutame, et mida sünnipäevaks tahaks saada, kes tuleb. Ja loomulikult, kuna räägitakse sünnipäevast ja sündimisest, siis alguses räägitakse jah, et tahaks puldiautot ja loodetavasti on head kartulisalatit ja tulevad kõik mängukaaslased kokku. Aga isegi juba 6-aastasena suutsime me loogiliselt sellest 6-aastase sünnipäevast jõuda edasi siis selleni, et on ka 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 ja et ühel päeval peab see jada lõppema. Siis hakkasin mina nutma, hakkas vend nutma. Aga ma nagu mäletan, et see ei kestnud kaua. Et kui üks öö sai ära magatud, mis võis päris hirmus olla, siis järgmine hommik oli kõik nagu korras. Aga kui see nüüd uuesti meelde tuli või see arusaam tekkis, et surm on olemas ja elu on lõplik, siis nüüd on märksa kauem läinud, et sellest üle saada. Ja. Ja siis sellele vennale siis oligi üks nendest luuletustest, ma eeldan? Jaa. Jah, mul 2 venda. Ühega me räägime mu mõlema vennaga ikkagi suhtleme paljudel teemadel, aga üks vend on kalamees ja jahimees, kellega me räägime realistlikumat juttu sellest, milline on ilm ja kuidas läheb. Ja teine vend, temaga ka juhtub, et räägime mingist loomingulistest teemadest. No nüüd läks mõte kaduma. Kas ta on ka mingil loomingulisel alal või? Jaa, tema ongi teatrimees, mis tähendab, et sealt läbi on ka mingi see huvi teatri ja seal enda mõtestamise vastu tulnud. Ja see idee minna just õppima sepandust ja ehtekunsti, et kus see nagu idanema hakkas? See tuli väga kogemata. Mul oli üks geograafiaõpetaja, kes ikkagi, kuna ma tegelesin kooliteatri ja mingi selliste asjadega väga palju, siis ta peaaegu, et iga tund ütles mulle, et Taavi, sinust saab näitleja. Ja ühele noorele mehele ju ei meeldi, kui talle öeldakse, kes tast peab saama. Ja siis ma lihtsalt niisama ütlesin talle, et ei saa, et minust saab sepp teadmata, kas Eestis üldse on võimalik sepaks saada või.
ja siis tuli vist esimene guugeldamine ja siis sai ka ennast vestlusele kirja pandud ja vestlus läks üllatavalt hästi, kuigi ütleme, eelnev kokkupuude kunstiga oli nullilähedane ja portfoolio ei olnud just muljetavaldav, siis tundus, et suutsin vähemasti suuliselt väljendada end piisavalt hästi, et võeti vastu. Et see on ka tegelikult ikkagi päris suur juhus. Vabalt võiks midagi muud teha. Võib-olla olla hoopis kodukohas ja ehitada puidust maju. See kodukohaga nagu side, see tuli ka väga esile nendest tekstidest. Jaa, ma arvan, ma olen suhteliselt nõus ikkagi selle mõttega, et kõik, mis me oleme me tänu enda lapsepõlvele. Ja sellest kaugele minna on vaata et võimatu. Nii et kuna huvitavamad sündmused või päris palju huvitavaid sündmusi on seal mõistuse ärkveloleku algusaegades lapsepõlves, siis ta ikkagi on kaasas ja. Ehk siis ta on mõneti ka nagu selline eneseteraapia. Kindlasti jaa. Et kus sa oma lapsepõlve traumad ikka paned, kui kunsti? Keegi kuskil ütles, et kuskil 34. eluaastaks peaks inimene oma lapsepõlve traumadest üle saama. See on väga huvitav selline nagu midagi sellist. Huvitav piir, et 34 on siis see nagu. Et siis peaks hakkama siis peaks olema taastunud. Ehk siis sul on aega selle. Jah, siis saab hakata tegelema oma lastele traumade põhjust. Et neist saaksid tublid kunstnikud. Just. Kas sul on veel mõnda teksti, mis sa tunned, et tahaksid kindlasti ette lugeda? No mõtleme. Olgu, kuna lapsepõlvest juttu oli, siis ma loen ennem, siis ma ütlen paar sõna ka. Mu lapsepõlve kauneim mälestus on Orissaare vana paadisadama väikese õlitamata jalgvärava pikk ja valus kriuksatus, kui me vanaisaga soojal suvepäeval paadisadamasse läksime ja ta piibutoppimisest tumedad sõrmed värava avasid. See oli rõõmsameelse tervituse karje ja igavese leina ja itk. Just kui oleks värav ise teadnud, mis tuleb. Et ühel päeval ei ole enam vanaisat, kes seda avaks ja laseks kuuldavale ta laulu. Ja siis ta nutab ja nutab. Nutt muutub pikapeale tüütuks. Sestap võtab keegi õlikannu ja määrib kriuksuva jalgvärava hinged, võttes niimoodi minu lapsepõlve kauneimad hetked. Kui ma olin väike poiss, siis me käisimegi vanaisaga ja venna ja vendadega tihti kohalikus paadisadamas. Ja seal tõepoolest oli jalgvärav, mis alati avades kriuksatas väga pikalt. Ja ühel hetkel suri vanaisa ära, aga paadisadamas käisin edasi. See värav kriuksus ka. Ja siis tuli vist esimene aasta ülikooli. Ja kui ma läksin tagasi ja seda väravat lahti tegema hakkasin, siis ta enam ei kriuksatanud. Ja ma nägin, et keegi oli ta ära õlitanud. Ja siis tuli välja, et sinna kodukohta oli kolinud üks mees, kes ei olnud seal kunagi elanud. Ja teda oli vist väga häirinud see kriuksumine, nii et ta oli tulnud oma õlipotskuga ja vägivaldselt selle kõige ilusama heli mu lapsepõlvest mult ära röövinud. Jah, et kui sa oled 15 või rohkem aastat igal suvel, võib-olla 2 korda päevas või rohkemgi kuulnud, kuidas see kriuksatus tuleb,
kuidas see värav laulab põhimõtteliselt ja kuidas iga mees, kes seda avab, iga kalamees, kes tuleb paadisadamsse, suudab veel erineva helikõrguse ka sellest väravast välja võluda. Ja siis ühel päeval seda lihtsalt ei ole enam. Et see on umbes, kui nagu keegi tuleks, lööks vana Toomase praegu Raekoja tornist alla, et see on räige. Aga kahjuks Orissaare paadisadama jalgvärav ei ole UNESCO maailmapärandis. Nii et seda heli võib-olla tulevikus jälle kuuleb. Äkki ta kulub niimoodi. Äkki ta roostetav lootus on. Vot. Sa mainisid küll, et kohati see looming ongi siis sellistes nagu traumadest ülesaamine, aga isegi selle luuletuse puhul, et ta on küll, temas on sellist nagu nukrust, aga teisalt on ka väga nagu õnnelik luuletus, mulle tundub, sest seal on seda nagu mälestust ja seda ilu ja seda nagu mingit helgus ka nagu sees. Ja mulle tundub, et su tekstis üldse on nagu sellist nagu, need ongi nagu hästi kahesed, et seal on sellist nagu, tihti on leina või ongi sellist nagu millegi nagu mäletamist, aga teisalt on ka sellist nagu helgust või sellist kerget nagu huumorit isegi. Ma mõtlen siis huumori all siis seda näiteks kingade osa või mis iganes, et selles mõttes nad on nagu segus alles kuidagi. Jaa, täiesti nõustun. Nii ta tihti on, et või mul isiklikult on küll nii, et asi võib küll päris kole olla mõni olukord, aga see mingi lõbus jaburus säilib. Et kui ma ükskord ärevushoogudega sattusin arsti juurde ja siis trollibussiga tagasi tulin, siis oli märgata, et trollibussi peab kinni mupo. Et sul võib olla ükskõik kui kehv, aga võib veel kehvemaks minna. Siis tuleb mupo sisse ja siis sa kalpsad sealt trollist välja. Tädi ütleb, et noormees siin ei ole veel peatus ja sa ütled talle vastu, vabandust, mul on kiire. Et see kuidagi, jah, ma ei ole veel näinud nii lootusetut olukorda, kus korraks ei tohi naerda. Mõnikord juba see äkki naerma, et kui palju hallemaks mingi olukord minna saab. No just. Et mul on üks tuttav, kes ütleb, et minuga võiks kahekesi lootusetutes olukordades olla. Ja kui me kokku satume ja keegi veel on, siis me saamegi koos naljatada, et vist ikka ei ole veel lootusetu olukord. Et veel ei ole jõudnud lootusetute olukordadeni. Jah. Väike küsimus, et kui ma käisin avamisel, eks ma vaatasin selline, visuaalselt, et palju inimesed tahavad suhelda, vaatad, et väga ilus ja niimoodi ja siis isegi ei olnud selline tahtmine nagu sügavam vaadata ja lugeda ja niimoodi, et see olukord oli selline. Ja siis, kui ma sain teada, et see on söövitus ja siis ma vaatasin, et siis mul meeldis selline nagu pehmus, et niisugune inimlikkus, siis algus oli seal nagu see laser graveerimine, et ja pärast söövitus ja ma mõtlesin praegu, kui ma lugesin paar luuletust ja siis kui mõelda, et oleks ainult laaseriga graveerida, et see oleks nii absurdne selline nagu jõulukingitus, eks ju, ostatud kaubamajas praegu septembris või oktoobris. Et see nii võlts oleks olnud, aga
kui mõelda seda mustfooni raamatu, kui ta oleks valge, kui muutuks selline sinu see kogu kontseptsiooni? Kui see valge ka ei oleks läikiv, aga oleks selline struktuur ka nagu kriid ja niimoodi. Kas palju see muutuks? See must raamat ise ei ole selles suhtes nii kindel sümbol, et ta peab olema must raamat. Aga visuaalselt ta ikkagi on teadlik valik. Ja see on ka mingi ehtekunstnike ja seppade teadlik valik, sest parem on kanda musti pükse ja särke, mis ei saa mustaks, kui kanda üleni valget ja loota, et ühtegi õliplekki ei tule. Et jah, seeläbi see must on teadlik valik. Et mu enda jaoks ka must on väga selge keskendumise värv. See on ka mingi üks boonus mustadel riietel, et ma saan kergemini keskenduda, kui kõik on ühtlane. Et ta on pigem mingi neutraalsuse küsimus. See teeb väga huvitav asi, et sa ütlesid, et on luuletused, mis sa ei tahaks nagu selles mõttes kirjutada lehe peale. Et kui ma lugesin paar luuletust, mul ka nagu piisas selline nagu paras ports, et ma ei taha rohkem lugeda, et see on nagu kuidagi need asjad väga tuttavad ja väga puudutab sind, et nendes kuidagi sa tunned nagu selline mingi selline rõõmu ja et isegi kui see ei ole, võib-olla see tunnetuse rõõm, et sa oled seda kohtunud. Nii sellised, et isa surm või siis aukulised sokid. Et see ei tähenda, et sinu, minu aukulised sokid, see on nagu vaatad, nagu see, mis sa oled kogenud nagu filmis, nagu Buñuel filmis, kus ka absurd on igas samas ja seal ka, kus on ilus pilt, siis ilusad naised ja tuleb kole mees, kellele on seal suured augud mustas sokites. Et see absurdi tunne, aga mul üks selline ma ei tea, ma ei ole selline, kuidas öelda, suur armastaja, poeesia armastaja või suur lugeja. Aga mul meenutas selline ka, et kui ma sain kingituseks ühe raamatu ja kingis inimene, oli selge, et ta on luuletaja ja kingib oma see raamatu. Ja ma ei teadnud, kes ta on ja niimoodi, kui ma ei ole eestlane, siis ma ei ole kursis, et levis väljas. Ja siis sõites tagasi või lennates tagasi koju, et ma võtsin see raamatu, sest ta on palju aega. Ja siis seal, kus oli tagapool, oli tema üks luuletus. Ja ma lugesin seda luuletust ja see oli nii selline, et ta läks läbi nahka otse lihases. Ja siis ma lugesin seda ühe luuletust ja mõtlesin, et see oli parim luuletus, mis ma olen lugenud siiamaani. Ja siis ma ei loe rohkem, sest ma ei taha seda tunne kaotada. Et mõned need asjad nagu, ma ei tea, sinu need luuletused, kui oleks terve raamat, eks ju, ma arvan ka, et mul piisaks võib-olla 3 tükist, et suur tänu. Aitäh! Ma nõustun sellega ka. Mu enda jaoks on väga jabur lugeda
kellegi luulekogu otsast lõpuni. See on võimatu. Ma võin sirvida teda ja vaadata, et ahah, selline luuletus, aga seal on mingit selget pausi vaja. Sellepärast väga hea on, kui see raamat on riiulis olemas või kui mõni eriti hea raamat on WC-s olemas. Ükskõik. Või lennukis, ka hea. Et just see, et vahepeal on vaja, vahepeal see luuletus lööb kohe, aga vahepeal võtab aega. Vahepeal saad alles paar päeva hiljem aru või vahepeal ei saagi aru. See on ka hea. Jaa. Et selles suhtes siin on 11 luuletust. Ma arvan, et sellest juba palju rohkem läbi lugeda ja hoomata oleks päris keeruline. Ja ma arvan, et tegelikult juba 11 on ka kuidagi. Aga võib-olla ühte on võimalik hoomata. Hea seegi. See on tegelikult väga hea tähelepanek, et ka näiteks luulearvustuste puhul, et minu jaoks on hästi keeruline see, et ma nüüd loengi selle teose korraga läbi ja siis ma pean seda kogu tervikuna siis nagu analüüsima ja sa kuidagi oled nagu, see luule puhul on see, et iga tekst on nagu selline kontsentraat, et temas on tohutult palju, et ta ongi üks tervik ja sa saad neid meeletus koguses tegelikult. Samal ajal, kui tegelikult nad kõik vajaksid nagu sellist seedimisaega ja võib-olla see luuletus, mis sa praegu lugesid, ei olegi selleks hetkeks mõeldud, et võib-olla ta tabab sind hoopis hiljem palju paremini. Et ma arvan, see on nagu väga nagu hea point tänu keskenduda sellele, kui palju neid luuletusindeks on, et 11 on selline nagu hea, aga võib-olla kui oleks rohkem, oleks ta nagu kuidagi nagu rõhuv või sa hästi suudagi seda hoomata nagu niimoodi nagu võiks või nagu oleks tarvilik siis. Aga kas sul oli ka mingisugune kogum tekste, mille vahel sa siis valisid või sul oli juba väga selge ettekujutlus, et mis tekstid lähevad ja? Jaa, oli küll selles suhtes mingi kogum, et midagi ma ikkagi teadlikult jätsin välja ja midagi valisin. Aga mingil hetkel see mingi ülesehitus hakkas ennast ise ehitama. Et ma teadsin väga selgelt, millega alustada ja millega lõpetada. Ja siis vahepeal hakkas ta kuidagi mingis mõttes plokkide kaupa rändama. Aga selgelt sai midagi välja jäetud. Ja näiteks üks hästi pehme luuletus, minu jaoks kuidagi pehme või lihtne luuletus, mis välja jäi, mida mul siin paberil ei ole, aga see vist kõlas umbes nii, et kass astus mu haigele varbale ja mul oli väga valus. Ei olnud sest abi ühtigi, et andeks ta palus. No, ta lihtsalt minu enda jaoks ütleb nii palju ära, aga ta ei jõudnud kuidagi seinale. Ja neid oli mõni veel. Aga see valik oli puhtalt mingi tunde pealt. Aga hilisemalt näiteks, ütleme, kui keegi näiteks arvustabki, et kas sa eelistasid, et keegi räägib sellest, kui ütleme siis luulekogust või pigem nagu siis kunstiteosest või et kas sul oleks nagu üllatav, kui keegi hakkab hoopis nagu näiteks teksti analüüsima või nad on sinu jaoks nagu niivõrd tugev tervik, et nagu ühele aspektile keskendumine oleks selline kuidagi kummastav?
ideaalis mulle meeldiks, kui mõlemale jah, et need tekstid on siiski kirjutatud tekstidena jah, aga teistpidi näitus on üles ehitatud ikkagi näituse ja kunstiteoste najal. aga ma arvan, et on hea, kui säilib ka arvustajal või vaatlejal ikkagi iseenda vaba voli ja mõte nii vaadata kui avada seda, kuidas ta ise tahab. Kas näitusena või luulekoguna või siis jätta meelde ainult üks tekst. enne kui ma seda kassi nägin, siis mulle meenuski see absurdi teema, siis ma mõtlesin, et kas ma päriselt näen teda või? See on jah, mis kass? jaa. nii, aga kas kellelgi on veel mingeid küsimusi, mõtteid, mida tahaks jagada? kas sa tahaks omalt poolt mingi lõppsõna öelda? Punkti ei taha panna. ei taha, aga ma arvan, et selles suhtes, kui kellelgi tekib küsimusi või siis vabas vormis on alati kuidagi hea seda asja jätkata. või ma arvan, et see annab nii palju juurde, kui kaks inimest omavahel või natuke rohkem lihtsalt arutavad. Ja nagu ma olen öelnud, siis minu puhul asi töötab ka lihtsalt kleepmärkme paberina, et kui keegi ei taha midagi öelda, siis võib mulle kleepmärkme paberi kuskile kleepida ja töötab nii ka. Aga aitäh, et te siia tulite.